Ma oskan juba lugeda. Mis on siis muinasjutu nimi? Kukk. Miks? Aga mida kord ei teada. Neil oli kukk ja kana. Kana jooksis ümber puu. Ja kukk oli puu otsas. Kukk õmbles kanalõue selgu ja eit kukele uued püksid ja saatis neid pähkleid kodima. Kukk ronis puu otsa ja ütles, ka, viska mulle ka mõni pähkel. Kukk viskaski, kuid tabas kana silma. Kukk viskas. Kukk korjas pähkleid edasi. Kana jooksis puuad ringi. Ka, viska mulle ka mõni pähkel. Kukk viskas ja tabas kana teist silma. Kana jooksis karjudes koju ja kurtis eidele, et kukk nokis ta silma peast. Eit sai kurjaks. Kuule kukk, miks sa kanakesel silmad välja nokkisid? Miks pähklipuu püksikatti rebisid? Kuule pähklipuu, miks sa kukkel silmad kukkel püksikatti rebisid? Miks sa kukkel püksikatti rebisid? Sest miks kits mind sõi? Kits mind sõi. Läks kitse juurde. Kuule kits, miks sa pähklipuud sõid? Miks karjus neid karjamaale ei viinud? Kuule karjus, miks sa kitse karjamaale sööma ei viinud? Miks perenaine mulle saia ei küpsendanud? Eit läks perenaise juurde. Kuule perenaine, miks sa karjusele saia ei küpsendanud? Sest siga sõi taikne ära. Siga on nii naljakas. Kudele valtsab siga. Kuule siga, miks sa taikne ära sõid? Miks sa taikne ära sõid? Miks hunt mu põõsa ära viis? Ja siis teise temaga. Hunt tuli metsast ja haaras viimase põõsa ja Eit ütles, kuule hunt, miks sa põõsa ära viisid? Sest hunt on hea ja põõsas maitseb mulle hea. Ja hunt haaras siis viimase põõsa ja läks metsa. Beebi põõsas oli ta. Lepp.